Tere, olen saabunud siis lõpuks Manresasse apartamenti. Meeletult palju rahvast, sest rong ei olnud, siis Puigcerdàs Bergasse sain bussiga. See buss läks Barcelonas edasi, ma siis sain Bergani. Teine buss õnneks ootas, aga kuna ta oli pidanud ootama, siis enne kui ma sain maha istuda, tõmbas kohalt minema. Ja ma lendasin põrandale pikali ja mul on üks käsi praegu suurem kui teine. Ja ma olen sinine ja mul on kindlasti veel ära, ma lõmmuid kehaga. Aga kõige hullem ei olnud, aga pildi võttes küll korraks eest ära. Aga ma sellest ma nüüd jõudsin. Nii et mis selle asja moraal on või õpetussõnad on see, et kui te kuskil reisite, siis kindlasti tuleb lugeda kohalikke uudiseid. Tuleb olla kultuuriliselt selles mõttes teadlik, et ma kujutan ette, et on väga palju inimesi, kes on praegu lennukitest maha jäänud, sest see on esimest korda, et üldse kõik rongid, absoluut kõik rongid on tühistatud. Kõik rongid ja ma arvan, et see ei ole mitte turvalisuse pärast, vaid sellepärast, et nad kardavad streiki. Sest need rongid on täpselt samad, mis olid 20 aastat tagasi, on veel viletsemad, veel kolisemad, veel ohtlikumad. Ja nüüd see juhtus, kes õnnetus, et üks rongi juht sai surma, sest mingi müür või sein valises talle peale. Paljud inimesed sai kõvasti haavata. Ja nüüd nad mängivad seda lolli, sest nad on aastakümneid teadnud, et need rongid on ohtlikud. Nad mängivad lolli sellepärast, et nad kardavad seda streiki. Aga ma vaatan ühte YouTuberit, kes näitab seda Hiina infrastruktuuri, eks ju, et mis siis Euroopas on. Mõtled niimoodi, et Hispaanias on kohati infrastruktuur viletsam kui Nõukogude Liidu ajal Eestis. Ja Nõukogude okupatsiooni ajal, ütleme niimoodi, kohati on viletsam. Ja mind see nii häiri, ma saan hakkama, aga nüüd juhtus õnnetus. Ma arvan, et mul on tegelikult mingi kaitseingel, sellepärast, et ma pidin tegelikult täna olema teisest linnas, kuhu ma olen rongiga saanud. Ja enne seda õnnetust millegipärast muutsime broneeringu ära ja jõudin seal Manresasse. Ja Manresas oli siiski, oli raske tulla, aga oli võimalik. Ma pidin sõima Bergasse, eks ju, Puigcerdàs bussiga. Ja Bergas hüppama ruttu teise bussi peale, mis õnneks ootus, aga siis tõmbas nii ära, et huvitav, et ma olen päris niisamaks. Ta on suurem ka kui teine käsi praegu. Päris õudukas. Aga ei valus, ta valus natuke on, aga ma ootan, et ma saan hakkama. Ma ikka lennukisse saan nii edasi. Nii. Peab ikka varrukatega midagi selga panema, muidu lennumas küsitasid, kes mind peksab kodus. Ja. Vaat kaitseingel, selles mõttes, mis teadis, see surma tuleb, kui sellepärast, et siis ma muutsin see broninga ära tulin siia, sest kui ma ei oleks muutunud, ma ei tea, kuidas ma praegu oleksin või ei oleks. Aga kuulge, mul on siin tohutu suur apartament ja majas, mis ehitati 1789, ma küsisin, kas enne või pärast Prantsuse revolutsiooni, siis natuke enne. Nii et ma olen kogu aeg Prantsuse revolutsiooni lainet, käisin vaatamas Louis XVI tütart, käisin vaatamas Pour Madame Royale järgi, nii et ma olen siin nüüd väga revolutsiooni lainetel, nii et Allons enfants de la patrie. Ja mul on ka trikoloori sinine värv on täiesti olemas. Mis sa teed?